Tere õhtust kõigile, minu nimi on Aare. Alustame võimalikult täpselt, kes liitub, laseme hiljem tuppa. Kui juhtub, et jääb vaatamata, siis kindlasti organiseerime ka selle, et seda lindistusse peale vaadata, sest et meil on väga põnev külaline täna. Mina olen Foraspace'ist Pärnust ja Foraspace koos Pärnu linnavalitsusega korraldab sellist startupidesse investeerimise ja investeeringu kaasamise webinaride sarja. Meil on tulekul lisaks tänasele webinarile veel kolm webinari veel siin aasta lõpus, niimoodi, et hoidke Foraspace'i Facebooki lehel silma peal, sest meil on väga palju põnevaid esinejaid. Täna on aga meil siis teemaks iduinvesteerimise ABC ja kes muu võiks olla sellise teema esitleja kui Ivo Remmer. Ivo ise on alustanud kunagi ja kaasasutanud IT ja sideettevõtte, olnud väga paljude iduettevõtete mentor, ingelinvestor ja ka Eesti äriinglite assotsiatsiooni juhatuses olnud ja nüüd täna siis Superheroes riskikapitali, ma ei tea, kas juhid või vähemalt partner. No. Et võib-olla esimene küsimus, Ivo, ongi see, et kuidas sa üldse sattusid nii-öelda äriingliks ja investeerima üldse startupidesse, mitte mingisse võib-olla traditsioonilisemasse nagu aktsiatesse või milleski sellisesse. Et miks ju see field? Aitäh, Aare, ja tere kõigile minu poolt. Oma esimese ingelinvesteeringu, ma arvan, ma tegin kuskil 2000-ndate alguses, siis kui vist, ma ei tea, kas see startupi mõiste oli juba nagu olemas või olnud. Et tegelikult isegi päris esimesed olid esimesed ingelinvesteeringud eelmisel sajandil. Ja need läksid kõik muidugi metsa, et need rahad on kaotatud ja siis ühest startupist ma sain siis viimased varad nii-öelda mingid toolid ja lauad, mis neil üle jäid, kui nad oma tegevuse kinni panid. Et niimoodi sai see asi alguse ja miks ma sinna sattusin, see oli hullult põnev. Et esiteks mingisugune uus valdkond, eks ju, rahvusvaheline siht silme ees. Et üks nende startupidest näiteks, mis me 2000 alguses tegime, oli siis Airbnb analoog täpselt. Meil ei läinud hästi, aga Airbnb läks hästi. Et see on nagu põnev, jah. Et selles mõttes, et valdkond võib isegi olla õige, founderid väga, väga ägedad, aga ikka ei pruugi õnnestuda. Siis küsimus võib olla selline, et ma usun, et paljud on tulnud kuulama ja mõelnud, et tegelikult sooviks ise ka investeerida. Et kui nüüd võtta seda, et selline tüüpiline näide, et et mul on 10 000 eurot või mul on 100 000 eurot, et ma oleks nõus seda investeerima, et millest pihta hakata, millised on sellised võib-olla kategooriad, kas vaadata mingi ühisrahastusplatvormide poole, vaadata otseinvesteerimise poole, et kust pihta hakata ja jaga seda kogemust ja seda maailma, et mis seal toimub? See on väga hea küsimus ja kõigepealt peaks aru saama, et miks investeerida või mis on riskid. Et investeerimise kohti on väga palju ja uisapäise otsustades võin enam-vähem kindlalt öelda, et kaotate selle raha ära, mis te olete investeerinud. Nii et tuleb väga selgesti aru saada riskidest. Kui riskid on kõrged, või väga kõrged, eks ju, siis see peab olema korrelatsioonis selle võimaliku tootlusega, ehk siis peab ka võimalik tootlus olema väga kõrge. Siinkohal üks näide, kui keegi tuleb teie juurde ja ütleb, et hullult hea investeerimise mõte, et kanna mulle homme 10 000 üle ja siin me teenime ikka nagu miljoneid järgmine aasta, siis selline investeering on asi, millele kohe öelda ei.
et selleks, et investeerida, tuleb ka aru saada, kuhu seda raha investeerite. Ja neid varaklasse on nagu äärmiselt palju. Et kõigepealt peab aru saama nagu sellest, et kui pikalt te tahate investeerida või mis on see ajahorisont, et kas teil on vaja seda raha nagu kätte saada selle investeeringu alt mõne päeva pärast, mõne kuu pärast, mõne aasta pärast või mõne aastakümne pärast, sellest tulenevalt ka ajahorisont, siis kui suured on riskid, palju te olete nõus kaotama. Ütleme näiteks Ingel investeerimisest, millest me täna räägime, eks ju, siis seal on riskid väga kõrged, et seal peab kindlasti investeerima selle rahaga, millest ei ole kahju kaotada. Täiesti vabalt võib juhtuda, et teed 10 investeeringut, ootad 10 aastat ja kogu raha on läinud, mitte midagi tagasi ei saa. Täiesti vabalt võib juhtuda. Ja teisest küljest võib vabalt juhtuda ka see, et teed 2 investeeringut ja mõlemad töötavad väga hästi ja teenib väga palju, ma tean ka neid inimesi. Aga see on pigem erand, see on nagu lotovõit. Et ütleme, kui on hästi valitud sihtkoht, siis teenib või siis heal juhul ütleme 1/10 toob väga hästi tagasi, 1/10 investeeringust, kui iduinvesteeringutest rääkida, ingelinvesteeringutest. Siis investeerida võib aktsiatesse, eks ju, seal on natukene samamoodi, eks ju, et väga lihtne on raha kaotada, väga raske on seda turgu mõista ja kinnisvarasse võib investeerida ja neid kohti on nagu palju, võib võlakirjadesse investeerida, et see kõik sõltub sellest, et mis on see investeerimishorisont ja riskitase, mida olete nõus aktsepteerima. Kui nüüd väga riskantsetest investeeringutest rääkida, ütleme näiteks spekuleerimine krüptoga või siis ingelinvesteeringud, siis seal võib-olla niisugune vabadest vahenditest mitte üle 30% ei soovitaks ma küll panna. Et kui tuleb hea tootlus, siis teenite hästi ja kui kaotate selle raha, siis saab selle teadmisega elada. Kui on kahju raha kaotada, siis kindlasti soovitaks võtta mitte riskantsed investeeringud. Ma ei tea, kas börsist ja võlakirjadest ja nendest asjadest ka räägime natuke, miks vahel sinna. Mul on nagu kõik, mul on kinnisvara börsiinvesteeringuid ja Funderbeamis on investeeringuid, ingelinvesteeringuid. Kõik asju leiab minu portfellist. Võib-olla võtaks need nagu hästi lühidalt ja siis keskenduks startupidele ja sellele, et mis seal toimub ja kuidas seal valida. Aga selles mõttes väga hea punkt, et kindlasti mitte üle 30% enda portfellist väga riskantesesse varaklassidesse ei ole mõtet panna. Et see on nagu esimene selline linnuke, mis täna võiks kirja panna, soovitan. Ja kellel on küsimusi, siis julgelt saab chati kirjutada ja püüame siin kas kohe vastata või pärast vastata. Aga vaatame siis kõik. Et siis ütleme, mis ingelinvesteeringud ja börsiinvesteeringud kõige rohkem eristab on see, et börsiinvesteeringutest saab väga kiirelt välja tulla, et nad on likviidsed. Et kui investeerida börsil, selle positsiooni võib järgmine päev maha müüa, siis kas kahjumi või kasumiga ja et sealt saab nagu raha alati kätte. Nüüd on teine küsimus, eks ju, et kui läksid börsile investeerima pikaajalise horisondiga ja aktsia on aasta aega kukkunud, eks ju, aga sa ei ole sealt välja tulnud, pikaajalise horisondiga seal sees, et siis sealt välja tulla on natukene nagu valus, eks ju, et siis võtad selle kahjumi vastu endale, eks ju, et võib-olla just hakkab tõusma siis. Nii et likviidsus võib nagu olla olemas teoreetiliselt, aga praktiliselt sa ei taha tegelikult sealt nagu välja tulla, eks ole. Spekuleerida börsil ma ei soovita, sellepärast, et te mängite väga suurte professionaalide vastu, kes teiesuguseid ja minusuguseid jaeinvestoreid sinna ootavadki, kelle pealt nemad saavad siis teenida. Nendel on väga palju infot käes, nendel on alati olemas eelis teie ees, spekuleerida ma börsile ei soovita või kui tahate sellega tegeleda päevakauplemise ja spekuleerimisega, siis
siis tuleb võtta endale nii-öelda see esmaseks ülesandeks päris mitmeks aastaks ja sellega tõsiselt tegeleda. Esimene aasta, teine aasta võib-olla kaotate raha, kolmas aasta hakkab võib-olla hästi minema. Võib-olla. Ei ole midagi garanteeritud. Aga mis on suhteliselt kindel, ütleme, investeerida indeksfondidesse, mis on madalate tasudega ja pikaajaliselt, siis millal siseneda, seal ei ole suurt vahet. Kui teie investeerimishorisont on üle 10 aasta, siis pole vahet, eriti millal sisenete, igal juhul te võidate, kui on pikk ajaline horisont. Lühikeses perioodis võite muidugi kaotada. Ja kui investeerida nagu aktsiatesse, siis tuleb ikkagi väga täpselt endale selgeks teha, et miks see aktsia võiks nagu kasvada või võiks teha mingi portfelli ja konsulteerida nii-öelda spetsialistidega. Nii palju siis aktsiatesse ja fondidesse investeerimisest börsi kaudu. Kus saab teha? Seda, ütleme, pangad võimaldavad seda teha. Väga oluline on pöörata tähelepanu pangateenustasudele. Ja mitte ainult teenustasudele, vaid ka valuuta konverteerimise hinnale. Et näiteks LHV-s on valuuta ostmüük väga-väga kallis. Sellega võib kaotada päris palju raha otseselt. LHV-l endal nagu valuuta kauplemise õigus puudub. Nad kasutavad vaisi minu teada senimaani. Alguses oli, aga võeti ära. Swedbankis on odavam valuutaga kaubelda ja kui tahate, ühesõnaga paljud aktsiad on valuutas, sellepärast ma valuutaga kauplen. Ja kui võib minna ka mingitele platvormidele, Interactive Brokers on nendest kõige stabiilsem, kõige kindlam ja kõige väiksemate teenustasudega. Kõige väiksematega mõtlen seda, et ütleme, on väiksemate teenustasudega kohti, aga ütleme, et see on niisugune professionaalne koht, kus nii-öelda ei ole peidetud tasusid sees. Nii palju aktsiatest, võlakirjast saab samamoodi osta nende kauplemisplatvormide kaudu. Ja kui ütleme täpselt ise nagu väga palju tegeleda ei taha sellega, siis väga kindel on võtta endale lihtsalt mingid indeksfondid, mingitest riikidest ETF-ideks kutsutakse need Exchange Traded Funds. Nii. Siis startupidest. Startupid, jah. Ja, startupide puhul on tegemist siis ettevõtetega, kes otsivad väga kiirelt kasvavat ärimudelit. See tähendab seda, et investeerimise ajal, siis kui ingeliinvestoritel on võimalus sinna investeerida, siis nad päris täpselt veel ei tea, millega nad tulevikus hakkavad tegelema. Mis tähendab seda, et tegelikult ongi sinna väga palju teadmatust sisse kirjutatud. Need numbrid ja visioonid, mida nad nii-öelda graafikutel näitavad, need kindlasti ei pea paika. Selles ei ole midagi hullu, see näitab lihtsalt nende startupi asutajate usku sellesse. Samamoodi tasuks nõu pidada nendega, kes on teinud vähemalt üle 10 startup investeeringu. Neil on juba mingisugune nägemus sellest tekkinud. Ja teisest küljest jällegi, kui te alati iga investeeringuga nõu peate, eks ole, alati te leiate kellegi, kes on teist targem ja kes ütleb, et sinna startup ei ole mõtet investeerida. Et niimoodi on mõned jätnud investeerimata Amazoni, Google'isse ja Facebooki ja paljudesse teistesse, eks ju. Kui oli võimalus, kuulasid kedagi teist ja ei investeerimata. Nii et tasub nõu pidada ja tasub ka ise mõelda ja ei tasu kindlasti kogu oma vara sinna panna, vaid läheneda startupidele portfelli strateegiaga, mis tähendab seda, et kui soovite näiteks oma vabadest vahenditest 10% paigutada startupidesse, oletame, teil on 100 000 vabu vahendeid, tahate 10% panna, see on 10 000, siis ei tasuks osta nii-öelda osalust ühes startupis 10 000 eest, vaid pigem jagada see 10 000 10 startupi vahel ära. Kuhu siis niimoodi 1000 eurosid investeeringuid saab teha? Need on crowdfunding platvormid Eestis, siis eelkõige Funderbeam.
et seal saab 1000 euro kaupa täiesti suurepäraselt investeerida. Tasub vaadata ka sentimenti, eks ju, mis parasjagu turul on. Täna on negatiivne sentiment. Kõik, kes nii-öelda sinna Funderbeam platvormile tulevad, nende aktsia hakkab peale siis kauplemise avamist nagu langema. Ja et kui olete jällegi pikaajaliselt, siis pole võib-olla vahet. Kui olete lühiajaliselt, siis on mõistlikum võib-olla osta peale kauplemise algust, mitte kohe koos emissiooniga. Aga seda tasub vaadata, seal on näha, kes millal nagu tuli sinna kauplemisplatvormile ja kuidas nende aktsia on avamisest alates käitunud või aktsia või osa. Siis me rääkisime ennem börsiinvesteeringute likviidsusest ja startup investeeringud ei ole likviidsed üldjuhul. See likviidsus on näiline või ütleme niisugune poolik ka Funderbeamis, et lihtsalt näide, kui ma täna ostaksin või ütleme, mul oleks Funderbeamis mingisugune investeering 50 000 eest ja ma sooviksin selle investeeringu seal ühes ettevõttes Funderbeamis maha müüa ühe päevaga, siis võib juhtuda, et ma mõjutaksin hinda üle 2 korra. Et see hind võib nii palju kukkuda, sellepärast, et müügi või ostu poole peal ei ole nii palju inimesi vastas. Et siis, nii et likviidsus on näiline, tahan osta või müüa nii-öelda 1000 euro eest, saan tehingu tehtud, hind väga palju ei kõigu, tahan osta müüa 10 000, 50 000 eest, siis võib hind väga palju kõikuda. Nii et siit nagu järeldus, eks, et kui hakkate ostma või müüma Funderbeamis, siis vaadake, mis on need ostu-müügi pakkumised ja et seal ei tasu nagu hulluks minna, et siis teha jupi kaupa. Siis, kui ise otse investeerida startupidesse ilma Funderbeami või nende crowdfunding platvormideta, siis peaks olema ühe investeeringu jaoks minimaalselt 5000 eurot ja peaks olema siis deal flow nii-öelda, et kuskilt kuidagi peaksid teieni jõudma need startupid, kes otsivad investeeringuid. Kus seda deal flow'd saada? Võib liituda Estbaniga ja siis käia läbi startup nii-öelda community'tega või kogukondadega, nende inimestega. Et selleks, et teha investeering, peaks, ütleme, selle valiku võiks teha kuskil 10 startupist, mida olete näinud. Nii et teha 10 investeeringut peaks olema tutvunud vähemasti 100 startupiga. See on päris palju. Mina ise tutvun iga päev umbes 5 startupiga keskmiselt aastas, siis see teeb üle 1000 startupi. Ja investeeringuid teeme fondiga umbes 10 tükki aastas, Inglina kuskil ka 10 tükki aastas. Nii et see on täiskohaga töö sisuliselt. Võib minna ka lihtsama vastupanu teed, et kui oled otsustanud, eks ju, et soovid investeerida näiteks iga aasta 10 000, oletame, et sul jääb 100 000 aastas nagu vahendeid üle, sellest 100 000, 10 000 tahad panna näiteks startupidesse iga aasta, ehk see on siis 2 investeeringut iga aasta, siis võib-olla on selle jaoks Estban päris hea, sealt deal flow'st valida välja, mis need startupid on, kellesse see investeering teha ja siis arutada teiste kaashinglitega, et mis on ühe või teise investeeringu head ja vead. Kas selle osa kohta on enam-vähem mingisuguseid küsimusi? Ja, küsimused saab kirjutada chati. Võib-olla ma küsiks seda, et kui sa ise teed investeeringuid, siis mida sa vaatad?
et mida sa startupi puhul hindad ja kas, millal sa nagu soovitad, et võiks minna näiteks Funderbeami ja millal sa soovitad, et tegelikult võiks teha otse investeeringuid? Eelkõige tuleb see soovitus, kas Funderbeam või otseinvesteering sellest, et kui palju teil on raha investeerida. Funderbeamis saab päris väikse summaga osaleda, nii et ütleme, et kui on aastas kuni 5000 eurot see raha, mis startupidesse investeerida, siis ma soovitaks pigem teha 2-3 investeeringut aastas Funderbeami. Kui on, ütleme, 10 000 või rohkem, eks ju, siis võiks teha 2 või rohkem investeeringut võib-olla otse. Mida startupi juures vaadata? Väga laialt ja üldiselt öeldes iga startupi edu tagavad 3 kriteeriumit. Need on ressursid, need on ressursid, need on toode ja see on turg. Et ressursid on siis inimesed, tootmisvahendid ja raha. Raha tulebki siis investoritelt, eks ju, ja võib ka tulla klientidelt. Toode on see, mille startup välja mõtleb, mingi teenus või mingi füüsiline ese või mingi tarkvara. Ja turg on see, kus nad seda asja siis müüvad. Ja ressursside poole pealt, eks ju, kõige olulisem on meeskond, et seal peaks olema siis tibakene kogemust ja nad peaks olema ausad ja väga täpselt aru saama, mida nad teevad. Siis eeliseks tuleb kindlasti see, kui need founderid on varasemalt juba edukaid startup'e teinud või nende tegevus osalenud, eks ju. Et Eestis näiteks siis need asutajad, kes on olnud tegevad kas Wise'is või Skype'is või Transfer või selles Pipedrive'is või mõnes muus tugeva nimega startup'is, siis see on kindlasti väga-väga suur eelis. Et ta on näinud, kuidas see startupi areng käib ja teeb sellest tulenevalt vähem eksimusi. Nii et see oli tiim. Toote puhul tasub siis vaadata, et kas see toode on lihtsalt skaleeritav või keeruliselt skaleeritav. Lihtsalt skaleeritav tähendab seda, et see on üks tarkvara, mille nii-öelda saab välja arendada ja siis väga paljudele soovijatele müüa kuupõhise maksega näiteks, mis on ideaalne. Ja siis lisaks sellele ütleme teine viis või ütleme, mis on raskemini skaleeritavad on riistvaralised lahendused või tooted. Et kui tarkvara puhul, ütleme, müügitulu võib kasvada eksponentsiaalselt ja nii-öelda kulud kasvavad lineaarselt, siis riistvara puhul nii tulud kui kulud kasvavad lineaarselt seal mõlemad või siis mõlemad eksponentsiaalselt, sõltub sellest, kui palju nõudlust selle toote järgi on. Mis tähendab seda, et riistvara investeeringud või investeeringud riistvara tootvatesse startupidesse on väga palju kapitali mahukamad. Samuti nõuavad väga palju kapitali jaeturule või ütleme lõpptarbijatele suunatud startupid, ütleme tarkvara startupid, sellepärast, et sellel startup hakkaks nagu kasvama, eks ju, peaks seal olema siis juba nagu üle 100 000 või 1 miljon klienti, eks ju, et selleks, et saada 1 miljon klienti ja kliendi näiteks saamise kulu on 3 eurot, 1 miljon klienti on 3 miljonit eurot, eks ju, ainuüksi selleks, et saada kliendid.
ja nii et see võib olla üsna kulukas. Teisest küljest jällegi nii-öelda ettevõtete puhul, eks ju, see kliendi, kui on ettevõttest kliendid, siis kliendi saamise kulu on jällegi oluliselt kõrgem, seal võib kliendi saamise kulu olla 5000, 10 000 euri. Ja siis peab vaatama, eks ju, et see kliendi saamise kulu oleks kindlasti oluliselt väiksem kui potentsiaalne tulu nendest klientidest. Ja see on, seda nimetatakse unit economics'iks ja seda tuleb siis kindlasti vaadata, et ütleme see unit economics ehk nii-öelda kliendi leidmise kulu oleks 4 korda väiksem kui kliendi käest potentsiaalselt saadav tulu. Ja siis turud kindlasti, et turu suurus peab olema piisav, eks ole, ütleme, kui startupi investeering tehakse, siis investorid investeerivad startupi tuleviku väärtuse järgi. Nad maksavad väga kõrget preemiumit startupi eest, et seda osalust saada. See tähendab seda, et see startup peab kiiresti kasvama, et seda preemiumit nagu õigustada. Mis üldjuhul tähendab seda, et potentsiaalne turg sellele tootele peaks olema miljardi suurusjärgus maailmas. Et sihukest toodet, mida Eestis miljardi eest annaks müüa, sellist on väga raske leida. Nii et startupid kindlasti peavad olema orienteeritud rahvusvahelisele turule. Nüüd mul on tulnud siia Olarilt üks küsimus. Ma võtan selle küsimuse sisse. Natukene, kas võib öelda, et kogemustega investoril tekib turutunnetus ja oskab näha ettevõtte eduga mingis osas ette? Näiteks Peeter Thiel, PayPal, Facebook ja nii edasi. Sest tiim võib hea olla, toode võib hea olla, aga ajastus on vale. Jaa, väga õige. Ajastus on üks väga oluline asi. Et kui on vale ajastus, turg ei ole valmis selle toote jaoks, siis ei ole seda võimalik ka müüa ja nii-öelda toote tegemisele ja turu hõivamisele kulub väga palju raha ja raha võib saada enne otsa, kui turg on selleks valmis. See turutunnetus tekib küll, jah, et kui ikkagi on sadu startup läbi vaadatud ja nähtud, millistel läheb hästi, millistel mitte, siis tekib turutunnetus ja üldse startupi kohta tunnetus, et kas see asi võib edukas olla või mitte. Aga see ei pruugi olla alati nii. Tihtipeale võib juhtuda, et nii-öelda seda turu valmisolekut ei ole ette näha. Võtame Leedu startupi Interactio, kes teeb online tõlke lahendust, siis nemad saavutasid eksponentsiaalse kasvu tänu sellele, et tekkis koroona. Et enam ei olnud ei saanud teha konverentse, et üritused läksid online'i, aga siis seda teksti oli vaja tõlkida ja selle jaoks oli neid interpretaatoreid vaja, kui see on õige sõna. Ja selle jaoks oli vaja tarkvara ja sisuliselt Interactio oli esimene startup, kellel see toode oli tehtud valmis. Mina sinna investeerin, ma arvasin, et ettevõtte on liiga aeglase kasvuga ja nad olidki suhteliselt aeglase kasvuga, aga siis juhtus koroona ja sellest tuli suur edulugu. Nii et ja seda tegelikult ei osanud mitte keegi ette näha, see oli lihtsalt loteriipilet ja õnnelik juhus. Ja nii on tihtipeale ka startup investeeringute juures, et väga palju on tegemist õnneliku juhusega, mitte nii-öelda teadliku valikuga. Ja õnnelik juhus juhtub rohkem siis, kui tegemist on ka hea tiimiga, nii et tiim on väga oluline. Ma vahepeal küsiks võib-olla sellise natuke tehnilisema küsimuse, et okei, sooviks otse investeerida ja raha on ja mingid startupid välja valitud, et
et kuidas sellest õiguslikust ja juriidilisest poolest läbi närida ja mis on seal ohud või sellised karid, kuhu võib otsa joosta. Jällegi, neid on kindlasti palju ja me ei saa kõiki juriidika poolt läbi rääkida, aga mis see võiks olla? Sa kirjutasid juba startupestonia.ee. Just, kirjutasin startupestonia.ee. Seal nemad on teinud ühe väga toreda algatuse, nimelt võtnud kokku kõik Eesti advokaadibürood ja lasknud nendel siis või tellinud nende käest sellised startupi nii-öelda dokumendi põhjad. Ja startupi tehes tasub siis kasutada neid dokumendi põhjasid, kuna seda on loonud siis kõik nii-öelda advokaadid Eesti advokaadibüroodes, eks ju, siis nad kõik aksepteerivad seda. Kui peaks tegema nullist nii-öelda ühe advokaadibüroo abil endale dokumendid, siis kõik teised hakkavad seal otsima vigu ja näpuga nii-öelda sudima ja järge ajama ja tekivad nii-öelda probleemid. Vaata, ükski advokaat ei aktsepteeri ju teise advokaadi tööd, eks ole. Meil on kohe vaja vastu hakata vaidlema. Aga nii et seal Startup Estonia kodulehel on need dokumendi põhjad olemas ja seal on ka investeeringute tegemiseks vajalikud dokumendi põhjad olemas. Nii et kui me räägime Eesti startupist, mis Eesti õigusruumis tegutseb, siis soovitan küll investeerida ainult sellisel juhul, kui nad kasutavad investeeringu kaasamiseks neid Startup Estonia dokumendi põhjasid. Kui nad kasutavad midagi muud või ütlevad, et kanna mulle homme raha sellele arvenumbrile, et küll me need dokumendid järgi teeme, siis see on kindlasti suur punane lipp, et sellisel puhul ei tasuks selle asjaga kaasa minna. Ehk nende dokumendi põhjadel on ainult väljad, mis on vaja täita, eks ole, see on lihtne, sellega põhimõtteliselt igaüks saab hakkama. Kui ei tea, mida need tähendavad, seal on juures mõned selgitused, seda saab ka guugeldada. Internetis on väga palju selle kohta materjali ja saab need asjad endale selgeks teha. Ei ole eriti isegi vajadust nagu, ma ei kutsu nüüd mitte süvenema, eks ju, aga ütlen, et dokumendi põhjad on väga-väga põhjalikud, kümneid ja kümneid lehekülgi ingliskeelset teksti, sinna ilma eriteadmist, et ta on ka võib-olla raske süveneda, kõikidest asjadest ei saa aru, aga see, et kasutatakse neid põhjasid, siis see annab selle kindluse, et leping on tasakaalus, ei ole kuskile poole kaldu, ei startupi poole ega ka investori poole kaldu, vaid on mõistlikult tasakaalus. Nii, siin on veel tulnud üks küsimus, milline diil on minul olnud kõige õnnestunum hea ajastuse tõttu. See nüüd võib-olla ei ole päris startupi diil, aga ma ostsin välja Ridangost asutaja ja ma arvan, et see oli päris hea diil. 4 aasta pärast müüsin selle maha. Kui me nüüd räägime sellisest ajastusest, kus me räägime sellest turuajastusest, see on praegu 2 startupi, mis on veel nii-öelda päris varajases faasis, Factory, kes just kaasas A-raundi endale kuskil 7 miljonit eurot ja Foodtox, kes veel ei ole A-raundini jõudnud, tahab siit raundi kaasata nüüd lähiajal. Et ma arvan, et mõlemad on ajastusega päris heas kohas praegu, et see on ajastus õige, võib-olla natukene liiga vara. Foodtoxil võib-olla oli paar aastat liiga vara, aga teisest küljest jällegi nad on otsinud oma seda nii-öelda product market fit'i ehk siis toote ja turu nii-öelda kokkusobivust, eks ole, et mis asi täpselt läheb. On seda otsinud ja nüüd tundub, et on nad selle üles leidnud. Nii et Foodtox on üks investeering näiteks, mida ma täitsa soovitaks kaaluda. Siit küsimus veel juurde, et milline startupi cap table on investorile ohumärk või üldse peletab eemale, isegi kui toode turult on mõistlik. Siis alustame sellest, et räägime, mis on cap table ja siis millega peaks arvestama. Cap table on siis lühend capitalization table ehk see on sisuliselt osanike nimekiri,
kui on osaühing, aktsionäride nimekiri kui on tegemist aktsiaseltsiga. Ja niisugune pöödlareegel on see, et peale A-raundi võiks aktiivsetel asutajatel ja töötajatel, ühesõnaga kõik, kes on nagu 24/7 töötavad startupis, nendele võiks kuuluda üle poole osalusest. On see siis 51% või 60%, eks ju, suurt vahet pole, aga A-raundis võiks kuuluda üle poole. See on niisugune pöödlareegel. Nii, mis nimesid ma peaksin kirjutama siia, Ingrid küsib mu käest. Ma arvan, et see Factory ja Foodtalk. Factory, ma arvan, on juba nii-öelda Ingel investori ulatusest väljas. Aga Foodtalks võib olla veel täitsa ulatuses. Nii, jah. Siis küsimus selle kohta, et palju räägitakse exitist või siis nii-öelda investeeringust väljumisest, et oletame, et alustava Ingel-investorina ma tegin selle investeeringu ära, kuulan, et kaasavad järgmist raha ja et millal reaalselt siis nii-öelda väljumisperiood tuleb, mida seal peab arvestama, kas peab väljuma ja nii edasi. Võib-olla räägime selle lõpu otsa ka selle investeerimisel ära. Ja, startupi eripära on see, et startup igal juhul peab tegema exiti. Ja miks startup peab tegema exiti, miks ei võiks startup jääda siis dividendi maksjaks tulevikus? Siis põhjus on selles, et need, kes sinna investeerivad, nemad investeerivad tähtajaliselt. Need fondid, VC fondid, riskikapitali fondid, nemad investeerivad raha, mille nad peavad siis oma investoritele tagasi maksma 10 kuni 12 aasta pärast. Et see tähendabki seda, et kui nad investeerivad startupi, siis nad peavad sealt nii-öelda väljuma. Ja selleks on siis 2 varianti, et kas terve startup nii-öelda müüakse kellegile maha, startup läheb börsile või siis investor teeb nii-öelda secondary. Secondary deal või secondary müük on siis see, et mina müün oma osaluse startupis mingile uuele investorile. Et kõik teised jäävad sinna endiselt alles, aga mina müün oma osaluse ära. Tüüpiliselt selline tehing tehakse teatud discountiga, tähendab siis odavamalt nii-öelda viimase raundi hinnast ja selle odavuse hinna või odavuse nagu põhjustab see, eks ju, et mina saan oma likviidsuse. Et see ei ole nagu päris turutingimustel tehing. See sõltub väga muidugi, kui palju on investoreid, kes soovivad sellesse ettevõttesse siseneda. Et kui ei ole võimalik ettevõttesse hästi siseneda, investoreid on väga palju, kes soovivad sinna investeerida, aga ettevõtte enam rohkem raha kaasata ei soovi, eks ju, siis secondary hind võib isegi olla, mõnel juhul võib-olla isegi kõrgem. Näiteks on seda nii-öelda suhteliselt turuhinnaga on teinud Bolt oma nii-öelda või Bolti investorid oma secondare ja seal nagu erilist discounti pole olnud. Nii et kas siis exit, kus kõik startupi osad või aktsiad müüakse mingile ostjale, börsile minek ehk IPO või siis secondary, kus oma osad saab müüa nii-öelda piiratud turutingimustes siis kellegile kolmandale investorile. Vahepeal on tulnud küsimus, et võib-olla lühidalt selgitada mõistet convertible note, et miks see on hea või siis ei ole hea? Startupi saab investeerida siis ütleme Eesti õigusruumis tüüpiliselt 2 moel. Üks on siis otse nii-öelda osakapitali või aktsiakapitali ja teine on siis läbi konverteeritava laenulepingu ehk convertible note. Mõlemal on oma head ja vead. Vahete vahel võib põrgata ka sellise termini otsa nagu, et me kaasame raha seifiga
Safe on tulnud Ameerikast, sisuliselt on see convertible note, aga natukene kehvemate tingimustega investori jaoks. Aga seda Safe'i võib-olla praegu rohkem ei käsitleks, pigem siis convertible note. Ja convertible node'il on, ütleme, võib-olla siis puudused on see, eks ju, et kui startupil läheb väga-väga hästi, et siis nii-öelda saab selle investeeringu tehtud kõrgema valuatsiooniga, eks ju, et kui ma otse oleks equity'sse tulnud, oleks saanud võib-olla madalama valuatsiooniga. Et see on võib-olla puuduseks. Positiivseks pooleks on investeerimise kiirus. Convertible note'iga saab teha ka selliseid avatud raunde, ehk kus ei oodata, kuni kõik startupi investorid on nagu valmis investeerima, vaid jooksvalt kaasatakse seda raha, et mina, ütleme, investeerisin täna, järgmisel kuul tuleb keegi teine, kolmandal kuul keegi kolmas, eks ju. Ja nii edasi. Convertible node'i eeliseks võib olla see, et siis investeering konverteeritakse siis ära järgmise investeerimisraundiga, mis tähendab seda, et ma saan järgmise investoriga samad tingimused. Ehk kui me räägime eelisaktsiatest, eks ole, või eelisosadest, siis kui ma täna investeeriksin otse osakapitali nii-öelda equity investeeringuna, siis minu aktsiad või osad ei ole nii eelistatud kui convertible note'iga investeerivate osanike või nende investorite osad või aktsiad. Nii et see eelised tähendab seda, eks ju, et kui startup teeb exit'i ja exit'ist nii-öelda, exit ei olnud liiga suurepärane, vaid keskpärane, siis kõigepealt saavad raha viimased investorid, siis järgmised ja lõpuks saavad asutajad raha. Nii et mida eelistatumad osad või aktsiad, seda kasulikum investorile. Nii et selles mõttes convertible note hea. Convertible note'i puhul veel tasub tähele panna floori ja cap'i. Cap on see maksimaalne nii-öelda valuatsioon, millega investeerid, ja floor on see minimaalne valuatsioon. Et kui ei täideta convertible note'i tingimusi järgmise raundi tegemisel, siis konverteeritakse tõenäoliselt flooriga, mis tähendab siis nii-öelda väga madalat valuatsiooni. Sellel võib olla nii hea kui halb külg, eks ju, halb on see, et tõenäoliselt siis startupil liiga hästi ei lähe ja siis sa saad küll suure osa sellest startupist, aga neil ei lähe liiga hästi. Ja hea külg on see, eks ju, et sa saadki suure osa sellest startupist ja võib-olla neil läheb väga-väga hästi ja neil ei olnud vaja rohkem raha kaasata. Nii et siis see floor on nagu väga hea tingimus. Et need on siis plussid ja miinused. Ütleme võib-olla equity plussidest miinustest. Ütleme, equity on lihtsalt mõistetav ja arusaadav. Equity's saab minna suhteliselt mõistliku valuatsiooniga tihtipeale, et madala väärtuse pealt. Et miks see on hea? Ütleme, keskmine exit Euroopas tehakse 20 miljoni euro pealt. No pluss miinus üles alla. Aga keskmine, ütleme, suurusjärgus 20 miljonit eurot on ettevõtte väärtus, mis maha müüakse. Nii et kui sa sisenesid ettevõttesse väärtuselt 10 miljonit, eks ju, siis seda potentsiaalset upside'i on seal ainult 2 korda või natuke vähem isegi. Et ootad, eks ju, 8 aastat ja saad, investeerisid, ma ei tea, 10 000 ja saad kätte 20 000. Võib-olla ei ole liiga hea diil. Kui investeerisid valuatsiooniga nagu 1 miljon, siis seda upside'i on kuni 20 korda, eks ju, statistiliselt nagu selle keskmise exit'ini, mis on 20 korda, eks ju, panid 10 000 sisse, saad 200 000 kätte, juba päris hea, eks ole. See on nüüd lihtsustatud vaade, et tegelikult tuleb arvestada ka dilutioniga ehk lahustumisega. Et iga järgmise ringiga emiteeritakse uusi osasid või aktsiaid, mis tähendab seda, et sinu osaluse suurus väheneb ettevõttes.
seda nimetatakse dilution'iks, lahustumiseks. Küsimus tulnud ka Olari poolt, et kui tihti kasutatakse bridge roundi, mis on selle head vead? Bridge roundi ütleme niimoodi, et kui kõik läheb nii, nagu oli plaanitud, eks ju, siis bridge roundisid ei tehta. Kui läheb natukene kehvemini, kui oli plaanitud, siis ettevõte ei ole valmis järgmiseks roundiks, siis on vaja natukene raha juurde, et teha bridge round. Et jõuda järgmise roundini. Vabandust. Ja bridge roundi eeliseks on võib-olla see, et ütleme, praegu ettevõttel või startupil ei ole veel nii hästi läinud, eks ju, et järgmist raundi ära kaasata ja siis valuatsioon oleks kehva järgmise raundi kaasamiseks, siis pigem võtta nagu väike sihuke vaheraund lühikeseks perioodiks, raha võib-olla 6 kuuks ainult eelkõige olemasolevatelt investoritelt, eks ju, et siis saaks küpseks järgmiseks raundiks ja raundi tingimused oleks paremad. Seda võib läbi mängida Excelis, et panna sinna oma startupi planeeritud kasvunumbrit ja vaadata, mis juhtub cap table'iga erinevate summade kaasamisel. Et asja mõte ikka selles, eks ju, et võimalikult rohkem osalust jääks ettevõtte asutajatele alles igas järgmises raundis. Et see on see bridge'i mõte. 2 mõtet, jah, et ühesõnaga rohkem osalust jääks alles founderitele, liiga palju ei peaks ära andma ja teiseks siis ettevõte võib-olla ei ole veel valmis järgmiseks raundiks. Ma vahepeal küsin selle $1 miljoni küsimuse, et kuidas hinnata ettevõtte väärtust? et kuidas tullakse ja öeldakse, et me oleme nii palju väärt ja anname nii palju ära, aga mille põhjal öelda, et nõustuda selle väärtusega? Kõige lihtsam on seda vaadata teiste samalaadsete diilide pealt, mis on tehtud. Ja ütleme niimoodi, et igal pool on kuskil olemas üks investor, vähemasti üks investor, eks ju, kes on nõus mingisuguse utoopilise valuatsiooni pealt investeerima. Et küsimus on selles, et kuidas sellise investori üles leiab. Et tihtipeale sinna taha see asi jääbki, et sihukest investorit ei leia üles, aga ta on olemas kindlasti. Nii et kõige parem on jah vaadata teisi startup'e ja mille järgi võrrelda. Käive, kasv, siis 6 kuus see kasv ja mis tüüpi on kliendid, eks ju. Kas on riistvara startup või tarkvara startup, eks ju. Ja mis on unit economics. Et neid valemeid võib otsida ka internetist natukene, seal leiab startupi valuatsiooni määramise valemeid, aga ma arvan, et see on natukene võib-olla see võib olla huvitav, aga ta on natuke võib-olla tühi töö, et lihtsam on vaadata erinevaid Eesti startup'e, nende seda faasi, kus nad on olnud ja nende parameetreid ja selle põhjal siis valida see valuatsioon endale. Ja võib teha ka niimoodi täiesti vabalt, midagi halba selles ei ole, et küsida investori käest, öelda, et näed, mul on soov siin 200-300 000 kaasata, alati tuleb kaasata nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik, mitte rohkem. Nii et kui sul on mingisugune plaan, et palju sul raha on vaja järgmiseks 18 kuuks, et siis küsida enam-vähem investori käest on väga okei, et mis sa arvad, mis see valuatsioon võiks olla. Aga väga jämedalt võib öelda niimoodi, et su startup peaks kasvama soovitavalt 15% kuust kuusse, kui me räägime varajase faasi startupist. Ja siis sul on teada, palju sul on vaja raha, et järgmised 18 kuud hakkama saada. Ja siis selle investeerimisraundi käigus annad ära 10–15% osalust enam-vähem. Sealt saab välja arvutada valuatsiooni. Ja veel üks küsimus ja iseenesest läheb minu järgmise küsimusega kokku. Olari küsib, et kui tihti juhtub, et advisoris saab investor ja
ja minu küsimus võib-olla sinna lisaks, et okei, et oletame, et ma olen alustanud, ma olen teinud esimesed investeeringud, et mis ma nagu igapäevaselt teen, et kas ma peaks minema startupile nõu andma või ma lihtsalt istun kodus ja ootan järgmised 2 aastat. Selle asjaga on nii natukene samamoodi nagu abiellumisega, eks ole, et kui sa leiad linnast ilusa tüdruku või poisi ja lähed tema juurde, ütled, et tule mulle naiseks või meheks, eks ole, et siis tõenäoliselt on see nagu halb otsus, eks ju, et selleks, et tuleks hea ja kaunis kooselu, tuleb ennem seda kooselu natukene harjutada. Ja Advisor puutub selle startupiga siis pikalt kokku, õpib teda tundma, näeb puuduseid ja tugevusi ja siis niimoodi pika aja jooksul tekib siis, ütleme nii, et armastus. Ja kui tekib see armastus, siis on õige aeg ka investeerida. Kui on seda aega, et kui teisest küljest jällegi võtta, eks ju, et kui ma vaatan ise, eks ju, keskeltläbi päevas 5 startupi, ega siis liiga palju ei jõua neid startup'e nõustada. Et eks muidugi kogemus ja vilumus tuleb ajaga ja saab seda päris efektiivselt teha ja et ma ise küll väga pooldan seda, minul on küll olnud päris mitu startupi, kellega lihtsalt, ma ei olegi nagu advisor, aga lihtsalt me räägime 1 korra, 2 korra ja 3. korra ja siis selgub, et tegelikult on tegemist väga laheda asjaga ja meil koostöö sujub ja siis investeerin ka. Ühesõnaga, et kui keskenduda nüüd teistpidi, et kui soovite, et Igo investeerib, siis tuleb ta ka 3-4 korda lõunal käia ja nõu küsida või lõunale viia ja nõu küsida. Jah, miks mitte? Küsimus siis võib-olla veel sellest vaatest, et hästi kergelt puudutasime Espani, et kes ei ole võib-olla veel Espani kodulehel ringi vaadanud, et kuidas sinna liikmeks saab, mis on nagu Espani plussid, mis see kaasa aitab, kui alustada enda teed siis startupi investorina? Just igasuguse liikmelisusega on nõnda, et sellest on kasu siis, kui olla ise aktiivne. Et kui lihtsalt maksta kuskile liikmetasu ja ei tea, mis seal toimub, sellel ei ole mingisugust väärtust. Nii et kui Espani liikmeks tulla, tasub olla aktiivne ja tasub võtta endale eesmärgiks teha mingisugune hulk investeeringuid. Selleks, et liikmeks saada, tuleb saada 2 soovitajat. Eesti on väike ja nende Espani liikmete nimekiri on avalikult veebis väljas. Ma usun, et leiate sealt endale kindlasti 2 tuttavat, keda endale soovitajaks paluda. Ja kui seal nüüd tõesti ei ole soovitajaid, siis ikkagi tasub Espani kirjutada, teha see avaldus ja siis Espanis 1-2 inimest teevad teiega põhjaliku vestluse ja siis soovitavad teid liikmeks või siis mitte. Juhul, kui ütleme, ingeliinvesteeringud igalühel ei sobi ja see pole kindlasti nagu, et kui sobi, siis sobi, et siis tuleb otsida endale muid kohti, kuhu investeerida. Ma siit kohe küsin järgi, et mis on see kuidas siis hinnata, et kas sobib või sobi? Kuna ingeliinvesteeringud on väga riskantsed, siis esimene kriteerium ongi see, et kui sul on kahju raha kaotada oma esimese, teise ja 3. investeeringuga näiteks, siis ja jääd seda nagu taga nutma ja ennast süüdistama, siis kindlasti ei ole see õige varaklass. Et ma ise suhtun sellesse niimoodi, et kui ma olen teinud startupi investeeringu ära, siis ma enda jaoks emotsionaalselt kannan selle raha maha. Mul ei ole enam seda raha. Ja siis kõik, mis tuleb, positiivne, see on ainult hea uudis. Ja kui negatiivne uudis tuleb, siis sellega ma olin juba arvestanud.
Ja vahepeal väike infokilk ka, et 24. november tuleb meil Espani tegeliku Janu Oksaga webinar. See webinar me küll vaatame seda nii-öelda teise poole pealt, ehk siis mida startup peab tegema, et äriinglitelt raha saada. Ja et kindlasti tulge seda ka kuulama. Nüüd, mis ajendas sind kirjutama raamatu juhtimisest, ehk siis Ivo on meil lisaks sellele, et ta on ka investor, on ta kirjutanud raamatu Kes on tõeline juht? Kui ma nii-öelda läksin pensionile, eks ole, et müüsin oma aktsiad ära ja enam nagu igapäevatööle ei läinud, siis ma ja olles näinud kümneid ja kümneid, kui mitte sadu erinevaid ettevõtteid, siis ma nägin nii-öelda ühte ja sama mustrit igal pool, mis tihtipeale nii-öelda nendele ettevõtetele kas sai saatuslikuks või siis nii-öelda oli minu hinnangul valesti. Ja siis selle raamatu ma kirjutasingi nii-öelda eelkõige telegrupi kogemuse peal ja selle mentordamise kogemuse pealt, et kuidas ettevõtet kasvatada nii-öelda ideest kuni ütleme 100 töötajani, võib-olla natuke ka rohkem. Ja see on peamiselt kogemuslikult kirjutatud ja miks üks veel asi, mis ajendas seda kirjutama, et ma ei olnud iseenesest juhtimist õppinud, kui ma asutasin oma esimese ettevõtte ja siis teise ja kolmanda ja neljanda aga ma olin nii-öelda positiivselt üllatunud, kuivõrd hästi läks ja kuivõrd rahul olid töötajad ettevõttes. Ja siis hiljem hakkasin uurima ka erinevaid teooriaid ja õppisin EBS-is magistrit ja sain aru, et täiesti juhuslikult ma olin teinud nii-öelda kõik õigesti. Et ilma nii-öelda õppimata puht kogemuslikult ja leidsin, et see kogemus on väärt kirja panna, et mitte seda ise ära unustada ja võib-olla on ka kellelgi teisel sellest abi. Väga. Nüüd, kellel on küsimusi, saate chati kirjutada. Me oleme juba tund aega vestlenud. Nii et ma usun, et peamised teemad oleme võib-olla läbi vaadanud ja rääkinud, mis puudutab sellest, et kuidas alustada investeerimist just äriinglina. Et kellel on veel küsimusi, saate kirjutada. Võib-olla nii kaua, kuni küsimus ootama, ma küsiks siis võib-olla niipidi, et nii-öelda investorina ja mentorina, et millised on sellised peamised vead, mida startupid teevad investeeringu kaasamisel, et kui ma nüüd alustan startupi investeerimist, ma käin ühe, teise ja kolmandaga rääkimas, et mis on need asjad, mida ma peaks tähele panema, et mis võivad olla sellised kas siis juhtimisvead või kuidas sa sellise teema kokku võtaksid? Sa mõtled nüüd siis investeeringu kaasamisel tehtud vead või siis millised on tüüpilised vead, mis startupid oma juhtimisel teevad? Võtame mõlemad. Tüüpilised vead investeeringu kaasamisel võib-olla üks suurimaid vigu, mis ma olen näinud, on see, et ütleme, Vene startupide puhul on küllaltki tüüpiline see, et nii-öelda see põhiline asutaja sellega ei tegele, et neil on mingi uus töötaja, eks ju, kes on võetud, et kuule, too raha meie ettevõttesse. See kindlasti ei tööta niimoodi. Et sellega peab tegelema founder või ettevõtte asutaja ise. Eesti startupide puhul, ütleme, oma laps on ikka armas, eks ole, ja tihti peale minnakse tõstma liiga suurt summat. Tuleb tõsta raha nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik, mitte rohkem. Need on võib-olla raha tõstmisel suurimad vead. Siis võib-olla ka see, et ei tutvuta selle nii-öelda investori taustaga, et kas see on üldse tema valdkond, kas see on tema nii-öelda see faas, kuhu ta investeerib. Selle peaks endale selgeks tegema, et mitte raisata enda ja investori aega. Ja mis siis veel? Ja kindlasti tasub nii-öelda see nii-öelda investeerimistekk või need slaidid teha nii-öelda
küsida nõu nagu selles osas, et kui need tühja koha pealt teha, et siis seal jäävad kindlasti mõned olulised teemad kajastamata ja midagi on kajastatud võib-olla, mida pole vaja kajastada. Ma küsin siit kohe, et kui sa slaide vaatad, et mida sa seal, sa rääkisid ära, et sa hindad ressursse, toodet ja turgu, et mis on veel, mida sa seal võib-olla vaatad nii-öelda investorina? Üritan aru saada unit economicsist, mis on senised saavutused, tiim kindlasti ja siis üritan aru saada sellest, et mis see toode nagu, mis on see nii-öelda turueelis või see unfair advantage või miks peaks nad edukaks osutuma. Et iseenesest on seal päris palju asju, mida vaadata ja et selles mõttes see SlideTechi, ütleme, investorite põhiline töö on öelda ei, eks ole. Nii et kui SlideTech on tehtud sellised, kust nagu on väga lihtne leida põhjuseid, miks mitte investeerida, siis see on kehva SlideTech, eks ole. Et ma saan oma eid kätte ja ütlen, et sorry, ma ei taha investeerida. Võib-olla oli hea potentsiaalne investeering, eks ole. Okei, Olari on küsinud veel startup founderi CEO põhiülesanne, mis on olulised asjad, mida siis CEO puhul võib-olla hinnata või mida CEO peab hindama? CEO peab tegema kõike, mida keegi teine teha ei taha. Et see ongi tema põhiülesanne. Ja teine põhiülesanne on võib-olla siis nii-öelda korraldada, sellest mul on oma raamatus juttu palju, et kuidas seda tööd korraldada niimoodi, et ta ise ei oleks see muhv, millest kõik nagu läbi käib. Et kui kõik käib läbi CEO, siis see startup ei ole suuteline kasvama. Et CEO, tal on võib-olla maksimaalselt, ma ei tea, 18 tundi efektiivset tööaega, tegelikult oluliselt vähem, aga 18 tunniga ei ole võimalik ära teha kõiki maailma asju ja olla kursis kõigi maailma asjadega. Nii et ta peab leidma endale väga hea tiimi, kellele siis vastutusvaldkonnad ära jagada. Väga super. Nii, kas kuulajatel veel viimased küsimused? Me tõmbame kohe webinari kokku. Võib-olla mõned naljakad lood, mis on juhtunud, kui on tuldud investeeringut kaasama, midagi sellist lõbusat lõppu veel? Kõige naljakamad ongi need, kui ütleme, see asutaja ei ole nagu, ütleme, tuleb täitsa mees nagu metsast on ja siis ta arvab, et see on nagu see maailma muutev kõige õigem asi, eks ju. Ja ta ei ole kursis ei sellega, kuidas nagu see investeerimismaailm töötab, miks investeeritakse ja ühesõnaga tal tekib, et siis need SlideTechid on väga naljakad ja siis kui sa ütled talle nii-öelda ära, et tegelikult see ei ole päris see valdkond, kuhu tahaks investeerida, et siin need ja need puudused, eks, siis ta hakkab sind õpetama, et tegelikult ma ei saa mitte millestki aru, tegelikult tal on maailma muutev asi, on ju, ja temast saab järgmine Elon Musk ja niisugused asjad on päris naljakad alati. Et tasub ikkagi nagu, see on tööstusharu nagu iga teine tööstusharu, et tulla kõrvalt nagu mees metsas asjasse süvenemata ja öelda, et mina tean tegelikult, kuidas kõik asjad käivad, siis kindlasti ei ole nii. Väga lahe. Võib-olla võtaks selles mõttes kokku, et viimased paar mõtet, et olles nüüd alustav investor, sellised nii-öelda rule of thumbs, et mida kindlasti jälgida? Kindlasti mõtle investeeringut üleöö. Kunagi ära ütle kohe ja. Ja hea oleks pidada kellegagi nõu.
otsuse teed ikka ise, eks ole, et aga see nõupidamine on see, et siis see teine inimene ütleb sulle, et mis on need riskid seal, et ise tihtipeale neid riske ei näe, eks ju. Siis kui investeerida startupidesse, eks ole, siis tuleks ehitada portfell. Portfelli võib ehitada 1 aastaga, näiteks 20 investeeringut, mida ma võib-olla väga ei soovita. See on võib-olla natuke liiga palju 1 aasta kohta. Või siis alternatiivina, eks ju, 20 aasta jooksul iga aasta üks investeering. Need investeeringud kestavad pikalt, on üle 10 aasta. Seda peab teadma, et seda raha ei saa sealt nii pea kätte. Mis siis veel? Ja kui ikka üldse aru ei saa, siis ei ole nagu mõtet ka investeerida sinna asjasse. Väga hea. Ma arvan, et selle lausega tegelikult tahaks lõpetada, et kui ikka üldse aru ei saa, siis ei ole vist mõtet seda raha välja anda. Täpselt nii. Nii, aga super suured tänud, Ivo, sulle selle tunnikese eest jagamaks, et sa jagasid meile enda kogemust ja neid nõuandeid ja kes siis pani tähele, siis tasub Ivot alati kutsuda lõunale, teha lõunavälja ja kas siis rääkida startupist või rääkida mõnest investeerimismõttest ja küsida tema käest nõu, et kas seda investeeringut tasub teha. Nii, aga sellega tänaseks kõik ja suur tänu kõigile ja kõige suurem tänu Ivole. Aitäh sulle. Aitäh. Kaunist õhtut. Head õhtut.